Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere, head kuulajad, Digitund alustab ja täna on meil 19. aprill ja me võtame teiega koos kokku viimase nädala tehnoloogia maailmast. Meie oleme täna siin saates neljakesi, mina olen Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa, kaassaatejuht, ja meil on külas meil kaks külalist, kelleks on Meelis Väljamäe Euronixist ja Karl Anton Teliast. Ja selle asemel, et vaadata kohe tagasi, vaatame hoopis edasi, sest et nüüd algaval nädalal peaks Apple tegema omal suure toote esitluse ja püüame natukene prognoosida, mida põnevat ja olulist siis Apple välja toob. Venelased maadlevad kõvasti siin Twitteriga ja üritavad käsi väänata, et kes kelle reegleid järgib, aga selle käigus, selle asemel, et Twitter lihtsalt riigis kinni panna, on nad leiutanud täiesti, ma ei tea, peaks ütlema vist geniaalse meetodi Twitteri kätte väänamiseks. Ja Euroopa Liit samal ajal otsustab mitte käsi väänata, aga hoida ära halvimat selleks, et masinate ülemvõim inimeste vastu ei osutuks hukatuslikuks, ehk siis piirata tehisintellekti mingil moel. Ning tänasest saatest teise poole me pühendame televisiooni teemale ehk vaatame üle igasugused televisiooni teenused, mis on Eesti turule tekkinud, viimaste hulgas siis Apollo TV, ja küsime, kuhu nad paigutuvad, mahutuvad, mis nende mõte on, mida nad võimaldavad rohkem või vähem kui näiteks Telia või Elisa internetiühendusega võetud televisioonipakett ja kes ja miks neid kasutama peaks. Digitund. Alustame siis Digitunni uudistega otsast peale ja 20. aprill, teisipäev, on kuulujutud ja kutsed on välja saadetud. Tõsi küll, ärge kohale tulge, ütleb Apple, aga me ikkagi näitame teile põnevaid uudiseid. 20. aprillil, eks teisipäeval nüüd on Spring Loaded nimeline uus toote esitlus, nagu ikka käis sellega muide kaasas selline põnev kolmemõõtmeline liitreaalsuses skulptuur. Mina tegin oma telefonis selle lahti ja minu siis elutuppa ilmus selline spiraal, värviline spiraal, mis keerles, ma sain selle ümber käia ringi ja sellest siis koorus välja, ta võttis sellise õunakuju. Mida see tähendab, ei ole öeldud, see reklaam ei reada ka palju, aga me võime siin varasema vana rasva pealt ennustada, et mida siis Apple selle kevade esimese tooteesitlusega võiks näidata. Mis te arvate? No mis meil vist arvata on? Nimekiri on ees. Kõik on teada. Ma loen siit, et tuleb uus iPad Pro ja kas sul on see Tim Cooki see? Mul on jah, ta aeg-ajalt saadab mulle ülevaatamiseks, et enne kui ta sinna avalikkuse ette läheb, et kuidas mulle tundub. Ja siit ma vaatan iPad Pro, iPad mini, AirTags, AirPods 3, Apple TV, uus iOS, ma ei tea, kas uued MacBookid jõuab ka maha kuulutada, aga ma pigem arvan, et need jäävad sinna juunikuisesse sündmusse, nii et tundub, ma arvan, et pigem tuleb selline iPadi ja võib-olla AirPodside sündmus. Aga ma ei tea, kas need on 4 inimest siin, kas kedagi need uued iPadid kuidagi panevad? Absoluutselt mitte. Endal mul jäi muidugi oma professionaalsest huvist silma, et tuleb uus Apple TV, aga nii palju kui selle kohta informatsiooni täna on, siis ta tuleb lihtsalt natukene võimsam ja that's it. Kuigi ma ei näe ka, et mis selle tänasel nagu mudelil versioonil viga on. Üks suur viga on jabralt kallis hind on. Ja teine asi, kusjuures, mida ma mõtlesin, et kui need AirPods 3 välja tulevad, et kas need lähevad natukene veel kallimaks, kui olid tavalised AirPods ja AirPods Prod. Oota, aga kui siin keegi ütleb lause välja, et jaburalt kallis, ütle siis Meelis, kui kallis ta praegu on ja kui vähe ta peaks maksma? Teda peast julgegi öelda, aga ta on minu tööta üle 150 jätkuvalt. Umbes 185 vist oli viimast. 179-180, aga ühesõnaga kõik teised konkureerivad normaalsed sellised setup boxid on ikkagi kahekohalise numbri peal. See on nagu selline
päris ulmeline hinnakäär. Aga tüüpiliselt Apple'i moodi muidugi. Kuulge, isegi te olete väga mingisuguses odavas maailmas elate, ma vaatan praegu Apple'i ametlikke hindu Eestis, 199 on odavam ja 219 on kallim variant Apple TV-st. See on 4K, ehk kui miskipärast keegi tahab osta veel seda 2017. aasta Full HD mudelit, siis see on kõigest 160. Seda ei peaks tänapäeval nagu olemas olema enam, eks. Ja see hakkab vaikselt juba nagu teleri hinda mulle meenutama ausalt öeldes, mingi paaris aega saab Meelise käest juba midagi kätte küll. Saab küll, jah. Ja alternatiive on palju ja kui siin võtta kas või ma ei tea, Google Chromecast või midagi, siis tõesti nagu Meelis ka enne mainis, et need hinnad on täitsa, ma ei tea, 3-4 korda odavamad. Aga mis nagu AirPodse puudutab, siis nendega nagu väga lihtne, et kui Apple tahab, siis ta võib vabalt hinda tõsta, sest et tegelikult AirPodsid vähemalt Eesti turul on olnud kogu aeg pigem defitsiit. Ostetakse rohkem, kui pakkuda suudetakse, nii et tõenäoliselt ei ole see hind küll takistuseks. Kusjuures see on midagi, millest ma ei saa aru, sellepärast, et mina ka ei saa. Ma olen ju kasutanud oma iPhone'iga, AirPods ei ole kasutanud, ma olen kasutanud ja kasutan pidevalt nii Abrasid kui Samsungeid ja siiamaani mina ei ole ühtegi probleemi veel nagu tabanud nende puhul. Teen karbi lahti, panen kõrva, nad on ühendatud, panen karpi, nad ei ole ühendatud, muusika töötab, mikrofonid töötavad, kõik töötab, et konkurentsi on, et ei ole. Apple on suutnud luua nagu mulje, et kui sul on iPhone, siis sa pead kasutama AirPodse. See ei ole üldse nii. Jah, ma olen tegelikult kahte asja märganud. Üks on see, et mikrofonid kipuvad neil olema siiski paremad kui enamusel teistel, mitte kõigil teistel, aga enamusel teistel sellistel inner-klappidel või väikestel. Ja teine asi on see, et kuna mitte siis Pro, aga tavaline AirPods on sellise avatud disainiga, mis mul tegelikult isiklikult väga üldse ei meeldi, siis seal on üks hea omadus, et kui sa tahad pidevalt lobiseda ja mitte võib-olla niivõrd muusikat kuulata, siis tegelikult nad on nagu pikad kõrvas kandmiseks vähe mugavamad. Aga muidu jah, et heli kvaliteedi poole pealt saab ikkagi konkurentidelt parema hinnaga sama head klapid või paremad. Ja nad töötavad iPhone'iga sama hästi. Just. Tahtis keegi midagi öelda? Tegelikult paremini, sest et siin jabadele Samsungitel saad sa ju heli tugevust reguleerida, igas muid asju teha klappide pealt, mida sa AirPodsidega teha ei saa. Ja, Karl? Ja, lihtsalt viimane võrdlus, mis ma ise vaatasin, mul jäi silma, et AirPod seda aku peab kauem vastu. Kui sa nad nagu väiksest karbist välja võtad, et see on nagu siuke poolus teist, et kui pikalt koosolekuid pead. Minu jabradel on 8 tundi, ma arvan, sellest piisab. Aga see on jah piisav aeg küll. Ja pluss on, ma üks päev siin just kaalusin, et ei tea, et kas peaks siis nagu ka proovima ikkagi sinna AirPodsi maailma minna. Ja siis ma vaatasin, et aga see disain, mis aastal Apple tuli nendega esimest korda välja? 2017, 18 on ju midagi sellist. Siis mäletate, kus tehti nalja, et need olid nagu need valged Apple'i kõrvaklapid, mille lihtsalt juhe oli ära lõigatud, aga et nad tolknesid samamoodi kõrvast välja. Ja siis oli pikk arutelu, et kas on nagu naljakas või ei ole, aga et nad said, kuidas ma ütlen, nagu ühiskondlikult aksepteeritud asjaks, et ei ole nagu väga naljakas, või nalja ei tehta, aga tänapäeval ikkagi praktiliselt kõigil tootjatel teistel on ju klapid, mis ei tolkne niimoodi, mis on mingisugused mummud kõrva sees ja sellist nagu kõrva küljes olevat seda valget nisa ei ole. Ja Apple'il endiselt miskipärast on. No jah, ei tea, kas see nagu mumm, mis seal kõrva sees, mulle endale meenutab see hästi sükeste eakate inimeste seda sükest kõrvakuulmisaparaati, et me ei tea, kumb nüüd nagu halvem on. Kas see naljakas nisaga Apple või siis see kuulmisaparaat? Need Prod on muidugi selles mõttes väiksemad, et ma võtan teie jutu kokku niimoodi, et tegelikult oleks väga loogiline, kui nad toovad uue põlvkonna välja. Nad küll naudivad siin oma turul seda edu, aga tootearenduses on konkurendid päris hästi järgi jõudnud. Aga see, mida põhiliselt ma saan aru, mida nagu tehaksegi või plaanitakse teha, ongi see, et nende tavaliste AirPodside nisad lähevad lühemaks nagu Prol praegu on. Aga Prol nad on ka endiselt olemas. Kogu selle maagia ära praegu toote esitlusest, kui nisad lähevad lühemaks. Ütled kõik ja ongi öeldud kõik. No võib-olla tuleb midagi veel, aga need nisad ei kao ära, uskuge mind. Olgem ausalt, Apple'i puhul ongi ju täiesti normaalne see, kui igast pisiasjast või mitte millestki tehakse väga suur spektaakel ja kõik on väga rahul sellega. Su pisiasi, mida väga ootaks sellest, on uus tarkvara uuendus telefonidele, tahvlitele, kelladele, mis võiks tähendada seda, et maskikandjatel on nüüd parem elu. Nimelt uuematel iPhone'idel on näotuvastust, tahad telefoni lahti teha, ta vaatab su näo järgi, kes sa oled. Kui sul on mask ees, nagu tänapäeval tihti on, siis ebaõnnestub, sa pead sisestama PIN-koodi või parooli, mis iganes sul, millega telefon kaitstud on. See on väga tüütu. Aga nüüd on tükimete aeg juba näha olnud ja oodatud, et arenduses on selline tarkvara uuendus, mis juhul,
kui sellel inimesel on ka käe peal Apple'i kell, siis on nagu seade veendunud, et see on õige inimene ja ka maski puhul ta lubab selle lahti teha, mis on väike asi, aga tegelikult praktikas säästaks hullupööra palju sekundeid keskmisest päevast, kui sa maskiga tänaval ringi käid. Ja teine asi on see, et tuleb tõenäoliselt uus iOS 14.5, mis kõlab siin niimoodi öelduna igavalt, aga see peaks põhjalikult uppi lööma paljude firmade internetireklaami mudeli. Nimelt hakatakse kasutajate käest luba küsima, kas mingid teenused võivad neid üle erinevate saitide jälitada. Facebook on siin kõige kõvemat kisa teinud, et see sisuliselt lööb nende ärimudeli nagu katki, et inimese kohta infot koguda. Aga ma arvan, see on nii suur teema, et me peame sellest mõnes järgnevas saates põhjalikumalt rääkima, aga hetkel me lähme pausile ja tuleme tagasi teiste uudistega. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja vaatame veel korra, mis on nüüd uudist, kui maailmas on niimoodi, et on vabamaid ja vähem vabamaid riike. Meie kõrval on üks suurem riik, kes hoiab väga rangelt ühiskonna elu oma ohjes ja Vene Föderatsioon on siis kehtestamast uut tüüpi tsensuuri Twitteris. Nad on kõvasti siin Twitteriga maadelnud, et kas millistele reeglitele Twitter peaks seal Venemaal nagu alluma ja Ameerika firmad selliste autoritaarsete riikide puhul on traditsiooniliselt olnud nagu ebameeldivas kahvlis. Mäletame kunagi Google tuli Hiinast ära kuulsusrikkal kombel, sest Hiina mingisugused tingimused ei sobinud neile ja mitte väga ammu, see oli võib-olla mõned nädalad tagasi, kui Apple soostus Venemaal müüdavatesse telefonidesse eelpaigaldama teatud Venemaa spetsiifilist mingit tarkvara, siis Twitteriga nad seal maadlevad, aga ma tahtsin lihtsalt ära märkida, et selle asemel, et Twitteri teenus kinni panna, on siis see venelaste nii-öelda sideamet Roskomnador, mis sisuliselt on ka nagu interneti tsensuuri amet, on siis leiutanud, ma ei tea, kas me kuidagi kogemata või kuidas see nii hästi välja kukkus, nad on leiutanud suurepärase viisi Twitterit kontrollida või Twitteri käsi väänata. Nimelt seda teenust ei pandud kinni, aga Twitteri kiirus lõpptarbijale piirati Venemaal 128 kilobitini sekundis. Ehk et juriidiliselt on kõik korrektne, et ta on nagu lahti, aga ta on nii aeglane, et kasutada ei saa ja ma usun, et te kõik kirjutate alla ja võib-olla kuulajad ka, et vähe on nagu internetiühenduse puudumine on palju lihtsam taluda kui kehv aeglane internetiühendus, sest võt see ajab nagu tõeliselt närvi. Sa näed, et laeb. Ootaks natukene, äkki laeb ära nüüd veel ja ta laeb. Ja siis katkeb ja laeb ja ootad ja... Arvutis veel võib-olla saad kasutada, siis sa paned sinna nagu teised tääbida laadima, aga kui sa mobiilis on, siis küll ei jõua oodata, lähed kohe eemale. Aga sellel lool on veel üks naljakas detail. Ma ütlen sellega ära, et see on kuidagi vene lähenemine, et see filter, mis sinna pandi, mis aeglustab, see aeglustab ka kõiki saite, kus on t.co, sellepärast, et kõik Twitteri lingid lähevad läbi t.co. Lühend siis vaheserver. Aga selle filtri alla läksid ka kõik teised saidid, et kui näiteks Microsoft.com, see lõpeb .c.com-iga ja ka reddit.com hakkasid venima, nii et see on selline kuidagi vene stiilis ühe kirvega löömine. Aga siiski ma arvan, et see on ülimalt efektiivne vahend ja tundub, et ka juriidiliselt korrektne. Vabandust, meie teenuses on hetkel probleemid, et teeme oma parima. Aga nii on jah, vaatame siis, kuidas sellega edasi läheb. Euroopa Liidus on tegelikult samal ajal ka huvitavad mõtted liikvel, nimelt on Euroopa Komisjonilt tulnud siis sellised mõtted, ettepanekud, et kehtestada piirangud tehisintellektile Euroopas. Ja on väga laia haardega ja laiad ja ambitsioonidega mõtted, millel on nagu oht, et kui sa liiga suurt eesmärki lähed püüdma, siis ei tule seda head välja. Ja mõte on siis selles, et Euroopa Liidus ei saaks tehisintellekti rakendada sellisteks otstarveteks, mis on justkui ebademokraatlik või ebainimlik. Ja näiteks pakutakse välja, et keelatakse ära tehisintellekti algoritmide rakendamine näiteks inimese käitumise manipuleerimiseks või arvamuste või otsuste mõjutamiseks, mis võiksid siis
põhjustada, et inimene võtaks vastu mingi otsuse, mis on talle kahjuks. Siis ei tohi näiteks luua selle abil sellist jälgimissüsteemi, mis aitaks olemasolevalt andme pealt mingist, ma ei oskagi seda hästi siis eesti keeles kokku võtta, nagu valimatult jälgimist rakendada. Või ka näiteks social scoring, mis on siis eesti keeles nagu annad inimestele, annad punkte vastavalt nende käitumisele või mingite muude andmetele tehisintellekti abil, mida siin on mõnedes autoritaarsetes riikides tehtud, et kas oled korralik kodanik, saad kõrgema skoori ja halvem kodanik saad madalama skoori. Ja et see on selline väga huvitav ja tundub nagu heast lähtekohast tulev algatus, aga hirmus lai ja keeruline ja kuidas see kõik ellu jõuab, on väga hägune. Ma jäin seda uudist lugedes korra mõtlema, et kas see on nagu realistlik üldse sellist asja kuidagi piirata. Et kas, kui me räägime siin nagu nendest asjadest, mis mõjutavad meie otsused on ju, Facebooki feed mõjutab seda, mida ma loen ja mida ma mõtlen. Iga reklaam, mida Google näitab mulle, mõjutab seda, mida ma tarbin ja nii edasi, et see läheb nagu väga sügavale. Ja millegi pärast, ma ei tea, kas see on hea paralleel või mitte, aga mul endal tekkis seos selle GDPR-iga kuidagi, et kas seal saab mingisugust nagu sarnast paralleeli tuua, et GDPR on ka hästi siuke suur ja kui sa üritad seda praktiliselt rakendada, siis hästi keeruliselt implementeeritav regulatsioon. Ja selle valguses ma korra isegi vaatasin, et mitu GDPR trahvi Eestis välja kirjutatud on, ma ei tea, kas te oskate pakkuda? 0. Mingi 1, 2. 2 on õige vastus, jah. Et üks politsei ja terviseameti töötaja on saanud 48 ja 56 eurosed trahvid ja siis on tehtud mingisugusele Kohtla-Järvel asuvale korteriühistule 500 eurone hoiatus ja ühele apteegiketile 3 erineva saidi eest on tehtud 100 000 eurone hoiatus. Aga see on hoiatus, see ei ole veel, raha ei ole välja näinud. Aga see on ka huvitav, et nagu tüüpiliselt Euroopa Liidul, et selliste algoritmide kirjutamine või Euroopas kasutusele võtta on keelatud ja trahv on siis kuni 4% selle firma ülemaailmsest käibest, mis GDPR-i puhul need trahvid on nagu, eks ole, samasugused nagu kosmilise suurusega võivad olla. Aga mulle tundub, et ka ise istudes, eks ole, siin vanas Euroopas praegu, kus ikkagi pitsatil ja ametnikul on väga, väga suur võim, et need väga tunduvad lähtuvad sellisest samast filosoofiast, need välja käidud ettepanekud, et tehisintellekti nagu ei saaks hakata kasutama Euroopas mitte üheski valdkonnas, kus ta otsustab inimeste saatuse üle. Et sellist, et inimeste saatuse üle ikkagi saab otsustada teine inimene. Et siin on toodud näited, et tehisintellekt ei saaks kuidagi otsustada sinu mingit krediidivõimekust või mingid sellised politsei kuritegude ennustamise asjad ja ma ei tea, inimesi koolidesse vastuvõtmise või mitte vastuvõtmise kohta ja nii edasi või näiteks ka kiirabi tuletõrje väljasaatmise mingisugused teemalised tehisintellektid, et inimest nagu hoida sellest, et ehitada siis müüre tehisintellekti ja inimese vahele, aga nagu Karl ütles, et ma kujutan, et lõpuks nagu me teemegi kõiki neid asju inimeste pärast, et väga raske on seda piiri tõmmata. See on tegelikult selline kaheteraline mõõk, et ühtepidi on hea, kui selliste inimesi puuduvate otsuste tegemises võtab osa inimene, mitte masin. Teistpidi on see, et kui Euroopa Liit hakkab seda kõvasti piirama, siis võib juhtuda, et me jääme mingisugust tehnilises arengus väga tugevalt teistest riikidest maha, eriti Hiinast ja USAst. Ja me jääme kindlasti. Isejuhtivad autod on ka ju tegelikult nagu tehisintellekt, mis otsustab inimeste üle mingis mõttes. Et eks näeb, aga see on selline tüüpiline Euroopa Liidu asi, et kuskilt käidi välja ja nüüd me arutame selle üle mitu aastat ja siis mis elukas sealt lõpuks kogu sellest toru nagu teisest otsast välja tuleb ja kas üldse tuleb, et seda me näeme. Aga meil on paus ja siis oleme varsti tagasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.
digitund läheb edasi ja meie võtame täna oma pikemaks käsitlemiseks ja lahkamiseks ja kuulajate abistamiseks ette küsimuse, et mis toimub Eesti telemaastikul ja mida tähendavad kõiksugu uued nimed, lühendid ja pakkumised, mida me kõik näeme. Kui me vaatame ringi, et teleteenused, kui sellised ei tähenda enam ammugi seda ühte telekava, mis meil on koduses telekas, mida toob meile kaablist meie teleteenuse pakkuja, vaid see maailm läinud palju kirjumaks. Ja kes siin viimasel ajal ringi vaadanud, sellele on tuttavad sellised uued nimed nagu näiteks Apollo TV, mis hiljuti välja tulnud, Go3, ja ma isegi ei oska nüüd öelda, kas see on nüüd väga uus või mitte, võib-olla siin olete minust targemad või ei, aga tegelikult Jupiter läheb ka sinna kõrvale, mis on natuke teistsugune teenus ja ka ei ole väga uus, aga ometi on muutunud mõnes mõttes juba päris täisväärtuslikuks telesisupakkujaks. Jah, ma pean tunnistama, et see teema sai vist eelkõige alguse minu isiklikust segadusest. Ma kogu aeg vaatan, et tulevad mingid teated, mingid uudised, Go3 võimaldab seda ja alustas tohutult hea asi nimega Apollo TV ja ma ei saa mitte midagi aru, et meil on ju, mul on ju telepilt kodus, et mis see siis on või kellele ja kuidas. Ja vahepeal oli ta mulle. No võt, väga hea, meil on esimene klient, Meelis räägi. Enam ei ole, võin nii palju öelda kohe, et tegelikult oli see, et aastaid kasutasin ma suurepärase operaatori STV teenuseid ja mingil hetkel, kui nendel sai läbi mingi leping, siis lõpetasid ära enamus HD kanalite pakkumise ja siis ma otsustasin, et aitab pullist, ma võtan odavama raha eest nende enda käest ainult nii-öelda interneti ja lõpetan telekanalite vaatamise ära, kuna ma tegelikult praktiliselt vaadanud neid. Ja see aja jooksul ma kolisin üle Elisasse ja samamoodi võtsin, kuigi nad üritasid mulle väga teleteenust pakkuda, aga võtsin ainult interneti ja vaatasin Netflixi ja Prime'i ja muid taolisi asju ja siis YouTube'i vahest. Ja nüüd, kus ma olen kolinud ja siin korteris on mul Telia monopol, siis ma paratamatult pidin liituma Teliaga ja seal, kuna mul emal on ka Telia ühendus, ma võtsin nagu nii-öelda 2 peale ühe telepaketi, mida Telia praegu pakub. 2 vaate kohta, eks ole. Ja tänu sellele ja oligi see, et vahepeal me lihtsalt tahtsime siin kaasaga koos vaadata mõningaid asju, mida nii-öelda eetrist sai vaadata, maskis lauljat ja muid selliseid asju. Ja siis ma võtsingi selle Go3 paketi, kust me saime siis nii-öelda üle interneti telekanalid vaadata, Android TV Boxiga see töötas päris hästi. Aga nüüd, kus siis mul on ka Telia digibox, nüüd ma põhimõtteliselt lõpetasin selle lepingu ära, mul ei ole seda enam lihtsalt tarvis. Aga võtame korra. Aga põhimõtteliselt töötab hästi siis, kui mul ei ole teleteenust ja ma olen neti otsas ja ma tahan vaadata telekanalid, eks ole. Suvilas see ideaalne lahendus. Võtame korra, ütleme sinu näite puhul, ütleme sul eluline kaasus, aga võtame sealt korra mõned jupid, ma tahaks ise lihtsalt aru saada, mis on Go3. Ma isegi vaatasin tarbija poole pealt, ma saan aru, mis see on, aga mis see tegelikult on? Kas minu jaoks on see selles mõttes segadust tekitav, et mina näiteks siiamaani ei saa aru, mis asi on Go3 versus Viaplay, et ma saan aru, et kunagi oli üks firma ja nad läksid nagu lahku ja nüüd on nagu erinevad jupid erinevates riikides, aga mina olin päris mitu kuud arvamusel, et Go3 on rebrandid Viaplay ja tuleb välja, et Viaplay on täiesti olemas, et jätkub edasi ja iseseisev asi. Ja aga et segasemaks teha, siis Go3 on seda, mida müüb näiteks nii Telia kui ka Tele2. Äkki Karl, sa oskad... Me tegime selle saate selleks, et ma saaks asja selgemaks. Nüüd te olete 15 minutiga löönud mul. Karl, sina tegeled Telias selle. Palun seleta lahti, mis värk on? Jaa, see võib tegelikult võiks üldse alustada natukene võib-olla definitsioonides ka on ju, et juriidiliselt siis põhimõtteliselt eksisteerivad täna televisiooniteenused, mis on siis need nii-öelda klassikaliselt üle kaabli ja üle õhu, aga ka üle siis IPTV pakutavad. Ja eksisteerivad siis nii-öelda nagu voogedastusteenused, mis siis on ainult üle interneti pakutavad. Ja kõik need nimed, millest siin just juttu oli, Jupiter, Viaplay, Go3, Apollo TV on oma olemuselt tegelikult siis nii-öelda voogedastusteenused. Kuigi jah, kui sa paned nad läbi digiboksi, siis tegelikult mitte mingisugust vahet nii-öelda nagu lõpptarbija jaoks ei ole.
ma saan selle sama nii-öelda, ma saan otsekanaleid ja ma saan mingit järelvaatamise värki ja ma saan. Just, see sõltub siis sellest, mis nagu teenusepakkuja sinna paketti kokku pannud on. Just, et kui sa võtad rääkida... Go3 paketi, eks ole, läbi Telia, siis seal live-kanalid ei ole, siis on Telial endal olemas, see on ainult nii-öelda see videotainutuse sisu või kuumaks. Järelvaadatav sisu, jah. Just. Ja korra see Viaplay ja Go3 vaheline asi ka, et ja see kunagi oli siin Eestis või tegutses üks suur ettevõte, mille nimi oli Viaplay, see oli Rootsi ettevõte, aga nad müüsid oma siis selle Baltikumi tüki maha. Ja see Baltikumi tükk rebranditi Go3-ks ja see toimus umbes 3-4 aastat tagasi ja nüüd ma eeldan, et see non-compete sai läbi. Ja nüüd on see Rootsi ettevõte taas tagasi siia turule tulnud oma Viaplay brändi all. Ja nad ostavad suure osa oma sisust nagu ka kõik teised turupakkujad ka samast kohast. Et iseenesest on jah päris mulle tundub, et see on mingi tohutu nagu siuke kadakaturg enam-vähem, et kus sul on mingid palju siukseid lette ja mutte, kes kõik müüvad mingit sama kraami, mille nad on samast kohast saanud. Kusjuures see on päris hea paralleel, sest tegelikult umbes nii see seis ongi jah. Ja tänu sellele rohkem pannaksegi rõhku siis sellele, et sul oleks nagu midagi unikaalset, midagi sellist, mida kellelgi teisel ei ole ja see kommunikatsioon käib selle ümber jah. Ja mina üritasin ka aru saada, mis vahe on nagu minule kui kliendile Go3-l ja Apollo TV-l, ega seal tegelikult nagu live-kanalite osas on see vahe olematu ja põhimõtteliselt, mis on nagu võib-olla eelised on see, et Go3-l nüüd on Disneyga abielu või mingi selline suuremat sorti sõpruse ja Apollo'l ei ole, eks ole, sellised pisiasjad, aga üldiselt üks vahe veel. Kas mitte ei ole see, et üks on rohkem, pakub rohkem sisu nii-öelda siis televaate perspektiivist TV3 sõsarkanalitelt ja teine rohkem Kanal 2 sõsarkanalitelt? Võimalik jah, aga minu jaoks näitas TV3 kõiki neid kanaleid, mis Eestis nagu nii-öelda liikumas on ja ka konkurentid omased nii-öelda. Põhikanalid küll, aga ütleme, näiteks ma üritasin teha selleks spordis toimuvast ja siis on väga palju, Go3-l on TV3 spordikanaleid, mis on meil lisaks nagu ajutised mingi teatud suurüritus ülekandmiseks. Mida näiteks teistes ei ole, ehk siis sul on nagu, kui sa oled spordis teatud asjade jälgija, siis sa vaatad selle paketi, kus on need sinu lemmikalade katmine. Aga samas ma Eurosporti üldse sealt Go3 valikust ei leidnudki, ma ei tea, kas neil ei olegi seda või, sest Apollos mulle pakuti. Karl, kuidas see spordivärk on jaotunud, kas sina tead peast vuristada ette, kus saab korvpalli, kus saab võrkpalli? Ei tea, kui aus olla, ma pean ise samamoodi jälgi kontrollima, et ma enam-vähem tean, et need õigused jah, jaotuvad kõikide nende pakkujate vahel kuidagi laiali, aga kelle käes täpselt midagi on, seda ma peaks ka igaks juks ise kontrollima. Eurosport, mis tahab väga aktiivselt müüa enda nii-öelda äppi või siis, et Eurosportil on oma Eurosport Player just. Ja ma tahan veel öelda seda vahel, ma just seda küsimuse lahendamiseks helistasin tuntud spordiajakirjanikule Ott Järverale, kes oli parajasti eetris, nagu üks õige ajakirjanik olema ja saatis mulle sõnumi just praegu. Alati midagi toimub spordimaailmas. Asi on väga killustunud, et spordi jaoks on sulel valikus tegelikult Delfi, kes ka näiteks kossusfännidele, võrkpallifännid vaatavad Postimeest, Viaplay, F1, TV3 on oma kanalid, Telial oma Inspira on ju, mis näitab tennisefännidele ja ka kossufännidele, nii et sporditeemast ärme parem räägi, sest see läheb veel keeruliseks. Ma just nägin seda sama enne mainitud Viaplay reklaami, minu arust nemad tõid ka suurelt välja selle vormel 1 ja mingeid muid asju, mida minu arust varem väga hästi Eestis vaadata ei saanud. Aga võib-olla on see vahe siis nendel, kui me läheme võib-olla lihtsamate parameetrite juurde, nagu kui sisu on nagu sama või siis kui sa ei ole spordifänn, kas siis on nagu see, et sa vaatad näiteks, mis sobib sinu seadmetega? Kas sul telekaga? Need seadmed on ka tegelikult, kõigil on suhteliselt sama, et selles suhtes ega neid platvorme ju nii palju ei ole, et sul on iOS ja sul on Android ja sul on Web ja siis enamus pakkujatel on mingisugune nii-öelda nagu digiboks ka nendele, kes siis ei taha või ei saa Smart TV-ga opereerides hakkama, et selles suhtes jah. Ja tegelikult ongi see tänane olukord minu arvates natukene selline, et kõik on võib-olla turule teinud sellised liiga siuksed nagu üldised tooted, ja pakutaksegi väga palju sarnast, et ma eeldan, et turul on ruumi küll ja kui me eriti vaatame veel siukest nagu Põhjamaade statistikat, et seal on niimoodi, et keskmiselt on siis
leibkonna peale kuni 4 seda nii-öelda voogedastusteenust ja me Eestis oleme siin täna kuskil seal alla 1 natukene. Et selles suhtes nagu seda ruumi ja kasvu on, aga pigem jah, hakkab juurde tekkima neid selliseid nii-öelda väiksemaid nišše, et siin tegelikult juba enne neid spordiasju tõid välja, et aga sul tekibki ma ei tea, korvpalli voogedastusteenus ja sul tekib male voogedastusteenus ja nii edasi, et see kindlasti nii-öelda nagu. Aga ma ühe selle tehnilise, kui see platvormi jutt oli, et nad on kõik nagu enam-vähem sarnased, et Android TV äpp on kõigil olemas, on ju. Aga mina olen LG kasutaja ja vist LG äpp on ainsana sellel Go3-l. Ma ei suutnud teistel tuvastada. Ja võib-olla Viaplayl on ka seda, aga Apollol ei ole, Jupiteril ei ole minu teada, et teistel ei ole. Jah, et mina peaks siis nagu selle võtma. Aga ma ei tea, teeks väikse pausi, sest meil tahetakse reklaami näidata ja anda kuulata ja siis räägime edasi. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Läheme Digitunniga edasi ja jääme siia televisiooniteenuste arutamise juurde. Mul on nüüd ikkagi selline praktiline... mis sa ütlesid? Ma küsiks midagi vahele, kui tohib. Jaa, palun. Nagu ma ära unustan, et kui me rääkisime platvormidest, ma küsin Karli käest seda, et kui teil on olemas Telial iOS-i ja Androidi äpp ja siis mille pärast, ma ei saa aru, miks ei ole Apple TV ja Android TV äppi. See on paar rida koodi ja peaks toetama. Probleem ei ole tegelikult niivõrd selles, et seda asja valmis arendada, see tõesti on suhteliselt mugavdatav nii-öelda nagu selle baasi pealt, aga see mure tekib sisse siis, et seda peab kogu aeg üleval hoidma ka ja nagu me ka saate alguses rääkisime, tuleb jälle uus versioon välja ja jälle uus versioon, et sellest tekib ja tegelikult see peamine põhjus on see, miks me ise natukene tagasi oleme hoidnud, on see, et need platvormid, kuigi nad on nagu suhteliselt tuntud, siis nende see kasutatavus just selle televisiooniteenuste vaatamises on veel pigem madal. Ja kui see tõuseb, siis me kindlasti nii-öelda nagu liigume ja arendame sinna ka. Sest mina, kui mul on teleka taga Android TV box ja nüüd on mul ka Telia digibox ja ma väga hea meelde kannaks selle boxi kuurendi eest teile tagasi ja tõmbaks äppi ja vaataks sealt, maksaks kuu maksaks. Oota, aga nüüd sa Meelis jõuadki sinna, mida mina tahtsin nagu välja tuua, et ma ei tea, Karl, palju on minusuguseid inimesi, kellel on täna ühelt, teiselt, kolmandalt või neljandalt Eesti internetiteenuse pakkujalt kaabel kodus on ju. Ja selle kaabli otsas on siis ka ütlasi tõenäoliselt sama firma digibox ja kõik on ühe arve peal. Kas see on selline valdav? See on täna Eesti turul, see on Eesti turul täna standard. Ja ma mõtlen on ju selle enda nagu olukorra peale ja ma näen, et Apollo TV tahab mulle müüa midagi ja see Go3 tahab mulle müüa sama asja, et mis imevägi see on, nagu miks ma peaks hakkama oma seda tänast olukorda lõhkuma, tooma selle digiboksi teile tagasi, ütlema, et okei, Karl, ma ei taha enam, ma võtan ainult interneti, sest nii palju, kui ma tuvastasin hinnakirja järgi, ma saaks seda teha. Mulle tundus, et see, kui mina olen Elisa klient, ma vaatasin, et Elisa paneb mulle circa 10 euri vist juurde netiühenduse hinnale, et selle eest, kui ma tahan sellist keskmist telepaketti ka, 8 või 10 või midagi sellist, et ma eeldan, et see on teil midagi sarnast tõenäoliselt on ju, et rahaliselt ma hirmus palju ei võidaks. Ja on 2 asja, mida ma suutsin nagu ise välja mõelda, üks on see, et ma saan sellest boksist lahti, nagu Meelis ütles, mul on 1 kolu vähem teleka juures ja 1 voolupistik saab vabaks teleka tagant, mis on antud hetkel suur asi. See oleks nagu point. Ja teine, et kuna seal on mitu paralleelset vaataja kohta, siis ma saaks suvilasse näiteks panna lihtsalt sama asja ja maksta ühe korra, et mõnes mõttes see asi kukub minu jaoks nagu poole odavamaks. Sest ma ei tea, Elisat ma ei saa nii mugavalt kaasa võtta minu teada vähemasti suvilasse. Ma ei tea, kuidas Teliaga on, kas ma Telia töötab üle interneti kõikide seadmes ja tegelikult on Elisal ka siuke teenus olemas, mis seda teeb, et neil on seal lihtsalt sõltub sellest, mis teenusega üles oled. Aga mul ei ole nagu boksi. Et töötab küll, aga ei ole ju äppi, eks, et ma tahaks panna seda suvilas oleva teleka külge mingisuguse odava boksi 20 eurose ja vaadata sealt Telia äppi. Jah, just, et see saaks takistuseks. Ma tahtsin Karlile veel seda öelda, et kui sa ennem ütlesid, et see Android TVs või Apple TVs vaatamine ei ole nagu tehtud kliendi jaoks nii mugavaks, siis minu teada Go3 äpp töötas väga hästi live telekanalitega Android TVs, et ma ei näinud küll selle, et see oleks nagu mingisugust tehnilist takistust erilist.
ja tehnilist takistust ei olegi, lihtsalt pigem küsimus on jah see, et kas sa arendad näiteks, ma ei tea, Apple TV platvormile, kui sul on seal võib-olla aasta pärast 300 kasutajat, et kas see nagu nii-öelda nagu tasub ennast nii väiksel turul kui Eesti ära, et selles on see peamine küsimus. Okei, aga tuleme tagasi minu siis personaalprobleemi, et kas mul on mõtet nagu lõhkuda oma see tänane setup ära selle nimel, et ma saan siis nii-öelda, ma ei tea, suvilas sama mugavalt lihtsalt sama hinna sisse. Minu ütleks, mis see mõte oleks üldse? Tegelikult on see, et on ikkagi, nad üritavad leida niši selles, kus sul ei ole nagu seda kaablit või tahad kuskil kännu otsast telekat vaadata, siis ta on nagu asi, mida nad üritavad müüa. Et kus on olemas Eesti kaablioperaatoriga või internetiteenuse pakkujaga mingi leping ja seal on mingi täiesti mõistliku raha eest sul see teleteenus, siis tegelikult ega nad ei konkureeri väga selle turuga. Aga ma ei hakka ju 2 korda maksma, et minu vaates siis, kui mulle nagu ükskõik kas Go3 või see Apollo TV ütleb, et vaata suvilas, aga vaata kodus ka. Siis miks ma pean maksma täna Teliale kõigepealt 10 ja siis veel mingile Go3-le suvila eest 10, et ma maksan siis ainult Go3-le ja vaatan kodus ka neid. Jah, et ega tegelikult seal nagu tehnoloogilisest aspektist vaadates mingisugust vahet ei ole, et see internetiühendust on sul nii või naa kõigiga vaja, mingisugust kontot on sul teleteenuse jaoks vaja ka ja need on hinnastatud enam-vähem umbes samasse, et tegelikult ainukene nii-öelda nagu siuke liikuma panev erisus saabki olla tegelikult sisu ja võib-olla siuke teenuse üldine kvaliteet ka, aga sisu ja lihtsalt, et kui seda võib-olla täna nagu ei oska leida, siis Apollo kontekstis ma ütleks, et neil on ju tegelikult, nad on hoopis tuntud hoopis ühe teise asja poolest ja see, mille poolest nad tuntud on kino on ju ja tegelikult seal ju toodetakse väga palju filme ja ma lihtsalt eeldan, et see ei ole lihtsalt ajalises formaadis veel lihtsalt juhtunud, et neid kino nii-öelda nagu filme sinna platvormile järjest rohkem ja rohkem tekib. Et sellistes olukordades juba tekib tarbijale hoopis nii-öelda nagu teine küsimus, et tehnoloogiliselt ma arvan, et seal ei ole suurt vahet. Ja kui teie jutu kõrvale või tegelikult paralleelseks tuua see, mida pakub maksumaksja raha eest Rahvusringhääling Jupiter, siis ta on minu arust tehnoloogilise lahenduse mõttes väga mugav telekatele ja Apple TV-le olemas äpid ja jällegi, sisu on see eristaja, et sa ei saa sealt neid asju, mida sa saad erakanalitest. Tegelikult aga sa saad RR-i sisu. Nagu veidi hoopis teine asi ja ma rääkisin hiljuti Richard Erviga RR-ist sellest ühes teises saates ja sellega on tegelikult see, et Jupiteri sisu, kui me vaatame, seda on tegelikult tegemist nagu väga hea kvaliteet sisuga ja asjadega, mida saab tegelikult mitte kuskilt mujalt ei saa, et ta on üsna unikaalne, ta ei konkureeri nii-öelda live telekanalina, vaid ta on ka tasuta, eks ole, ta ei ole kvaliteet, me kõik maksame selle eest ja mina maksaks selle sisu eest hea meelega makse, kuna see on tõesti kvaliteetne sisu ja samas ta on ta on ikkagi konkreetselt selline nišivoog edastuskanal, eks ole, et just väga hea asi. Aga saate lõpuks, selles Karl, et täna on ju te istute selle mudeli otsas, nagu sa ütlesid ka, et see on valdav, et mul on kellegi käest netiühendus ja ütlasi tema käest tõenäoliselt ka telepilt, on ju. Kas nagu sellisel kujul, nagu need uued praegu on, kas sa näed, et nad suudavad midagi muuta või me ikkagi istume ja ootame tõesti siin, ma ei tea, 2, 3, 4 aastat ja vaatame, et kas see sisu siis tõesti läheb nii erinevaks, et ma hakkan neid otsuseid tegema? Ja kindlasti suudavad, et ma arvangi, et täna on need tooted on Apollo ja Viaplay ja tegelikult ka Go3 kaua ei ole olnud, et nad ongi lihtsalt, et nagu seal saate alguses mainitud sai, et kõik on nagu väga sarnased oma sisu poole pealt ja üks hetk see on selge, et kõik nagu samamoodi nagu vastu ei pea, et keegi peab kuskilt midagi muutma ja ma usun, et need on korralikud väiksed või sellised nagu kiired ja paindlikud ettevõtted ja nad suudavad neid asju teha, et jah, kindlasti tuleb see nii-öelda nagu läbi sisu just see peamine tarbijamuudatus. Aga sa näed, et siis on ka võimalik, et mingid olulised, ma ei tea, mis Eesti inimese jaoks on oluline, et mingid olulised kanalid või terve nagu sisutüübid näiteks, ma ei tea, öeldakse teile leping üles. Et sorry, me enam teiega, ma ei tea, filme ei saa. ma seda otseselt ise vähemalt ei oska praegu ette näha, sest kui me vaatame näiteks Eesti populaarsemad kanalid on Kanal 2, TV3 on ju ja ERR, et ERR ei saa välja lüütada, kuna see on seadus ja Kanal 2 ja TV3 sõltuvad oma tuludest täna liiga palju reklaamist. Ehk nad ei saa, ei meie ega Elisa juures tegelikult ennast nii-öelda nagu välja lülitada selles kontekstis. Küll aga nad saavad välja töötada siukseid uusi tooteid ja uusi teenuseid ja siukseid nii-öelda paketikesi ja nišikesi, mida nad siis võib-olla kõikidele teistele nii-öelda nagu edasi müüma ei pea, et ma ise usun, et see on see tee, mida mööda pigem ollakse minemas.
Okei, ma ei tea, Ants, minu kell väidab, et meie saateaeg on läbi, kas meie kellad siin on sünkroniseeritud? On vist küll, mulle tundub, et me natukene suutsime kraapida seda pealispinda, mis Eestis teleturul toimub, et mõnes mõttes tarbijal on hea, et valikut on palju, aga see tähendab ka seda, et tuleb teha kõvasti tööd, et selles valikus orienteeruda. Äkki me natuke aitasime tarbijat täna, aga me aitame te edasi nädala aja pärast, et aitäh kõigile kuulamast ja nägemist. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.